tervist üle pika aja siis jälle. Sai siin vahepeal käidud Eestis igasugused asju ajamas ja nagu ikka siis ka läheb Eestis käies kõht tühjaks. Ja tuligi mõte, et miks mitte siis võtta pitsat ja siin ongi nüüd väike film sellest 2 moodusest, mismoodi siis hankida endale pitsat. Nii, üks variant on see, et lähed poodi, siis mõtled, valid sealt suurest valikust endale pitsa välja. Topid selle pitsa endale korvi. Paned selle pitsa kassasse. Pitsaga võid kaasa võtta igasugused muid häid asju veel, mis sa tahad süüa näiteks. Feta juustu ja banaani ja siis lähed pitsaga koju. Koju minnes pead sa aga olema väga ettevaatlik, sest et on olemas palju ohte ja palju kurje inimesi, kes tahavad sinu pitsat endale saada. Näiteks võid vaada pihta uksega. Teiseks tulla mõni karvane kuskil tunnelis sulle ja sinu pitsa ära võtta. Selleks tuleb vaadata iga nurga taha. Olles pääsenud tunnelist, jõudes majade vahele, pead olema endiselt väga ettevaatlik. Olles jõudnud koju, torka pitsa ahju ja korras. Nii, ja nüüd teine variant. Kuidas leida pitsa mitte poest? Väga hea, et õues on -20 kraadi külma, sest et sellise ilmaga külmutatud pitsad tulevad lume peale mängima. Muidu on nad lume all peidus. Kõigepealt tuleb leida jälg. Jälg, et kus pitsa on olnud või kus ta on ennast lumest välja kaevanud. See ei ole päris pitsa jälg. See on rohkem jänes või kass. Sealt paistab nii ettevaatust. Oleme pitsajälgedel. Siin on toimunud mingisugune maadlus või maandumine. Läheme mööda jälge tasakesi edasi. Käes. Yes. Täna meil vedas. Saime ilusa punase-sinise pepperoni pitsa. Super. Nüüd ei ole muud, kui haarame selle pitsa ja lähme paneme toas ahju. Teeb peab olema väga ettevaatlik, et keegi pitsat ära võtaks. Valmis. Super. Millised imelised lõhnad. Kui te võite mõista neid imehäid lõhnad. Seal lõika aga pitsa lahti ja asu sööma. Ja nautima imehead pitsat. Oma jahi tulemust. On ju hea. Krõmpsuv pitsa.
väga mõnus krõmpsuga pitsa. Ja nii ongi. Kui läheb kõht tühjaks, on sul 2 võimalust, kuidas pitsa saada. Mine poodi või mine tagahoovi. Aga kui sa tahad hoovist endal pitsa otsida, siis peab kindlasti vaatama, et oleks vähemasti -20 kraadi. Sest vastasel juhul on külmunud pitsad peidus sügaval lume või isegi maa all. Okei, järgmise korrani.